tere tulemast Tehnopoli Kideakooli kontorisse. Kideakoolis töötavad e-lapsehoidjad, kes mängivad 3–8-aastaste lastega videokõne teel. See sobib hästi peredele, kus laps on näiteks kodus haige või haigusest paranemas, aga vanem peab siiski kodukontoris tööd tegema. E-lapsehoidjad on koolitatud pakkuma seda, mida ükski passiivne ekraaniaeg ei võimalda. See on inimlik tähelepanu, suhtlus ja konkreetsest lapsest lähtuv arendav ja liikuv tegevus. E-hoidja saab broneerida paaritunnise etteteatamisega meie kodulehel. Ja broneerida saab nii hoidu, kus laps tuleb mängima hoidjaga, kui ka hoidu, kus laps mängib teise mängukaaslasega, teise lapsega ja hoidja mängujuhina aitab neil omavahel kontakti saada ja mänge vedada. Nii saab omavahel mängida näiteks välismaal elades väliseestlasest laps mõne sõbraga, kes on Eestis. Läksid oma kostüümi või? Jaa! Vau, väga hea! Nüüd on Elsad. Nüüd me saame keerutada. Väga hästi. Me põlume lund ja jääd ka. Hoid algab lapsevanema broneeringust. Seal saame teada, mis on lapse huvid ning soovid, mis ta vanem on esitanud. Selle põhjal loob lapsehoidja mõnusa ning arendava hoiu. Võime teha paberlennukite lennutamise võistluse, joonistada, tantsida, trallida. Kõige populaarsemad tegevused on hetkel peitusemäng ning koristamise tants. Kui lapsevanem soovib, et selgeks saaks mõni täht või number või miks mitte aastaring, siis selle saab ka lapsehoidja mõnusalt ning osavalt põimida lapse tegevusse. Sealt tulebki see vahe, mis on passiivse ekraaniaja ja meie e-hoiu erinevus. Laps mõtleb, tegutseb, loob. Lapsevanemana on mul väga suur rõõm olnud Kideakooli teenust ka ise kasutada. See energiatase, millega laps sellelt sessioonilt lahkus, oli lihtsalt uskumatu. Pean tunnistama, et ma olin alguses pisut skeptiline, kuidas siis täpselt lapsehoidja justkui arvuti vahendusel minu last hoidma tuleb. Aga kui ma nägin, et nad mängisid Aliase mängu, laps sai näidata oma dinosauruseid ja oli pärast sessiooni ülirõõmus, siis kõik minu kahtlused haihtusid ja ma kindlasti soovitan Kideakooli ka teistele lapsevanematele, kellel on vaja kodus töötada. Hea e-hoidja on haridusliku taustaga, loov ning mõtleb kastist välja, kuulab ning suudab vähesega palju korda saata. Hetkel otsime eesti või vene keelt emakeelena kõnelevaid hoidjaid. Kõik teised kõrgel tasemel omandatud keeled on vaid boonuseks. Hoidjal peab olema arvuti, internet ning teadmised, kuidas neid kasutada. Meie poolt on koolitus, kuidas saada heaks e-hoidjaks ning toetame igakülgselt. Tööajas oleme paindlikud. Oluline on valmisolek töötada töönädala päevadel kui ka nädalavahetustel. Tööandja vaatest on palju paindlikkust juurde tulnud ja hübriidlahendused on kindlasti tulnud, et jääda. Mis omakorda tähendab ka seda, et üha rohkem inimesi töötab kodukontorites. Ka Tehnopoli meeskonna jaoks on kodukontoris töötamine väga tavaline. Mis omakorda tähendab seda, et on neid päevi, kui kodukontoris on lisaks endale veel ka lapsed. Nendel päevadel on Kideakooli ideaalne lahendus. Me oma tiimiga proovisime seda lahendust, testisime ja meie meeskond andis sellele väga head tagasisidet. Kideakool aitab ära teha need koosolekud, mis on päevas kõige kriitilisemad, rahulikult. See tähendab seda, et sinu laps on hoitud ja sina saad ise keskenduda tööle. Nii et kõik tööandjad, kes otsivad lahendusi, kuidas oma töötajaid toetada nendel perioodidel, kui kodukontor on oluline, siis Kideakool on kindlasti üks võimalus, mida kaaluda. Kideakool sai alguse Nula inkubaatorist. Nula programm aitas meid puhtalt paberil olevast ideest jõuda toimiva teenuseni põhimõtteliselt loetud kuudega. Nii et kui ka sinul on mõni mõte või oled märganud mõnda ühiskondlikku puudujääki,
siis pane see mõte kirja, otsi endale ideaalis ka 1 või 2 mõttekaaslast ja kandideeri Nulasse.